Kätteni on 20. detsember, täiesti uskumatu, 4 päeva on veel jäänud vlogide ja siis ma olen reaalselt hakkama saanud vlogmassiga. Uskumatu! Oot, ma võtan kotti ära. Aga täna me liigume Ülemistesse ja me püsime suhteliselt pikalt seal, sellepärast et täna on see kaua oodatud pressikonverents, mille jaoks me oleme siin 2 päeva ette valmistanud. Ma loodan, et kõik läheb hästi. Multitasking, siin käib praegu TV3 intervjuu, siin on üks Portland Eesti live. Okei, live läheb siiamaani suurepäraselt selles mõttes, et pilt kõik jookseb hästi, väga lõbus on, kõik suudavad ilusasti kaamera ees rääkida. Õhtujuht on reaalselt nagu minuti pealt graafikus, mis on hästi uskumatu, sest ta sai reaalselt eile meie lõpliku ajakava, mis ma valmis kirjutasin ja ta püsib täpselt minuti pealt ja me oleme juba peaaegu tund aega laivi teinud, nii et ja põhimõtteliselt on rajal meil Sandra 4 mehega ja ta ei tohi maha jääda ja siis siin taga te näete. Sa oled vist küll kõige tugevam, mis puudutab naeratuse. Kas sport annab naeratuse juurde? Absoluutselt! Ja see aitab väga palju, kui on raske, siis tuleb olla rõõmus, et varsti saab läbi. Raivo E. Tamm. Ain, kas ma reaalselt kuulsin su sõnadest, et sul läks raskeks või? Mul läks raskeks, see on kuidagi käiklik ja mul läks raskeks ja me kogelema, aga läks raskeks korra, sest me jõudsime korrasega just Õismäe taga olevat Valdiski maanti tõusuni. Ja see vist tundub, et on vähemalt reljeefikaardi kõige raskem ja pikem tõus. Ehk siis, et kes veel aru ei saanud, siis virtuaalselt nagu reaalselt neil läheb ka raskemaks siis, kui rajakaardi peal on raskem hetk. Ehk siis, et kuidas sul, Sandra, see tõus on? Oled sa juba jõudnud selleni? Sõpra müüsikute lause, et kui läheb raskeks, siis loob ära. Ma ei loob. Ütleme nii, et Sandra teeb poistele parajad kõrgud, samal ajal kui tema rahulikult chillib, siis poisid kõik kistavad ja väntavad, et järgi jõuda. See tüdruk on ikka fenomenaalne. Kas sa ise lähed Ironman Tallinnale või? Sel aastal või mitte, aga ma lähen raja kõrvale. Aga Otepääle? No vaatame. Parem oleks, et ma näen teda mingi hetk seal nagu stardis vähemalt, siis ta tuhiseb minema, aga vähemalt ma stardis näeksin teda, et mul oleks motivatsioon kogu aeg silme ees, et Sandra on juba ammu finišis, Kairi, liiguta! Sa tead äkki on vastupidi. See neiu sinna. Ma ei tea, kui kaua ma pean Tallinnas elama, et ma saaksin lõpuks aru, et kella 5 ja 7 vahel ei ole mõtet kesklinna autoga tulla, ma nagu nii ei liigu mitte kuhugile. Siis täna ma otsustasin, et ma vaatan Mirjami või vähemalt kuulan Mirjami vlogi nii kaua. Sest varsti oleme vähemalt kodus. Kunagi ikka oleme kodus. Tere tulemast Kairi autokontorisse. Nimelt olin ma koju just tulemas töölt ja ma avastasin, et mul ei ole koduvõtit ja kuna Märt on linnast ära trenni andmas, siis mul on tund aega chillida ja ma seadsin endale üles siukse kodukontori. Sest autokontori. Sest kui ma täiesti aus olen, siis mulle tegelikult jubedalt meeldib autos töö asju teha ja ma teen seda hästi tihti mingite lõunade aegadel nii edasi, sellepärast, et mul ei ole mitte mingeid segajaid, mul ei ole inimesi ümberringi, mul ei ole ahvatlusi ümberringi, mitte midagi. Nii et ma arvan, et see, et ma koduvõtme maha unustasin, on väga-väga hea asi, sellepärast, et nüüd mul on tund aega, kuni Märt jõuab aega, et väga efektiivselt keskenduda monteerimisele, nii et ma usun, et see saab olema väga produktiivne tund aega. Mu päästi jõudis. Eile ma sain haledalt pähe selles mängus, nii et täna ma proovime uuesti. Täna ma võidan. Strateegid saab siin. Ma mõtlen, kuidas mitte kotti. Kas tõepoolest on lõpuks lootust, et ma võin võita või? Sul on lootust. Mine kuum! Oota. Nope. Siin on 2 viimast kaarti, mis tähendab, üks neist on kindlasti Exploding Kitten ja ta pani mulle attack, mis tähendab, et ma oleks pannud 2 kaarti võtma, aga ma ütlesin selle peale nope! Nii et võtta aga hea ka ise. Aga ma võitsin! Ja isegi kui ma oleks potato saanud. Nii. Ma oleks ju diffuse saanud. Jah. Aga sa ei saanud! Ja ma võitsin! Aga meil on tänane sinu kingitus veel tegemata. Mängime veel, tai. Ja täna mina teiega unin seda mängu. Teine võid! What? Ei olnud? Mis ajad? Valetab lihtsalt. Sa võitsid praegu. Mine koomale. Lihtsalt valetab, lihtsalt teiega valetab. Vlogmassi valetame. Valetad vlogmassile. Kas sul on häbi, et sa kaotasid või? 3. mängu lõpp on kätte jõudnud 2 viimast kaarti ja Märdi kord on võttekaart ja mis sealt tuleb? Kas Märt plahvatab? Ei plahvata. Shuffle ka veel.
Peaga veel. Shuffle'i peaga veel. Ja. Oi. Ehk siis ma kaotan 3. korda järjest. Märt avab oma kingitust offline, ta praegu seal surfab ja otsib oma kingitust taga. Mis tähendab seda, et ma lõpetan siinkohal video ära. Ma loodan, et teile tänane päev meeldis. Kui meeldis, siis pange pöial püsti.